Täna saates vallatud munad. Mis kuradi, mis asi see on, Robin, sa tead või? Vanad mündid. Ei ole võimalik. On olemas. Ma ütlesin sulle, et professionaalid siin leiavad. Ja detektor läheb hulluks. Kõik asju näitab. Niimoodi. Ops, oli. Vau. Ongi vau või? Eestimaa on selles mõttes üks kummaline paik, et me teame väga palju sarnase nimega külasid, sarnase nimega asulaid erinevates Eestimaa otsades. Ja tuleb välja, et see Kadrina, mille kõrval mina olen sündinud ja üles kasvanud, ei ole üldse ainus Kadrina. Me oleme jõudnud Peipsi järve lähistele Kadrinasse, siin lähedal on Pala ja siin lähedal on kindlasti palju kuulsaid teisi Peipsi järvega seotud kohanimesid veel. Kuulsaid. Aga ütleme, orientiir on see, et kui te vaatate nüüd sinnapoole, Siis siin on Kadrina mõis. See Kadrina mõis on meie jaoks ka oluline koht, sellepärast et selle Kadrina mõisa maadelt oleme me saanud loa hakata järgmisi põnevaid leide otsima. Tere tulemast õigesse peal. See on nüüd õige Kadrina, jah. See on Kadrina mõis. Teoori. Ja mitu aastat sa siin orjanud oled siis? 90ndate keskel peale Räpina kooli lõpetamist sai see mõis ostetud. Plaanis oli küll BMW osta. Nagu kui sul oleks BMW, sul oleks millegagi tegeleda praegu. BMW-ga oleks. Oleks ikka, jah. Aga tegu on siis üpris vana mõisaga ja väidetavalt on see ehitatud siis Katariina teise käsul, kellele meeldis Peterburist Riiga sõita ja ta pidi kuskil siis ööbima. 2 asja, mida iga mõisa kohta alati teada saada. Üks on see, et kus oli salakäik ja teine asi, kus matsidele rooki hoiti. Lihtsalt otsa uksest välja vaadates seal näeb üks ust ja väidetavalt siis uks viis maalust käiku pidi lähedal olevasse vesiviskis. Ja teine koht on siis kartser, mida sa küsisid. See on üks väike ruum, saal, kus meil täna on saunakeskus, aurusaun, aga mõisajal oli siis seal kartser. Üks taat rääkis, kuidas tema isa koos oma sõbraga olid väiksed poisid, nende vanemad olid siin mõisas tööl ja nemad siis ülevalt suitsuluugist vaatasid, kuidas mõisnikud all pidu peavad ja asi läks igavaks ja tekkis mõte võistlust teha, kumb täpsemalt morsiklaasi pisib. Okay. Seda ei tea, kumb võitis. Seda ma ei tea, kumb võitis, aga üks taat lonkas elu lõpuni ühte jalga. Tema jäi vahele. Tuuri lõpetuseks annab mõisahärra meile paar head vihjet, kust varandust otsida. Siin metsa taga elas üks taat, kes oli uurinud kõik raamatud läbi väidetavalt, kuidas siis Vene tsaar oli Tartust kullakoorma peale võtnud. Arhiivis on, kust kohast see kullakoorem liikus ja väidetavalt siin Kadrina mõisu õngluses see kullakoorem oli kaotsi läinud. Nii et hea õnne korral äkki päeva isegi kuldasid välja. See on ikka väga hea. Ega polegi muud, kui alustame aardejahiga. Nii, Edgard, me siis jagasime tiimi 2, Ivan ja Robin hakkavad otsima siit mõisa puude alt detektoriga, me läheme magnetiga otsima siis põhimõtteliselt seda kullaaret või? Jah, idee on väga hea. Kuule, aga pani sul nagu päriselt nagu silma särama see jutt? Kindlasti. Või sul on lihtsalt see, et meil on magnetit kaasas, lähme lihtsalt proovime? Tegelikult suured leiud ongi tegelikult pärit legendidest. Lihtsalt leidub inimesi, kes usuvad legende ja otsivad ja ainult niimoodi sa leiadki varandust, eks ole. Peab olema usku. Peab olema. Päris soiseks läheb. Me oleme nüüd siin mõnda aega ümber selle Särgjärve tatsanud ja otsinud seda kohta, kus võiks järvele ligi pääseda, aga suhteliselt lootusetu on see seis. Aga meil on tehnika sajand ja me kasutame tehnikat ära. Ja, ma saadaks drooni õhku, teeks väikese elluure, käiks mööda kallast ja vaataks, kas siin on potentsiaalne koht, kuhu me saaks nii-öelda maanduda ja visata magnetit. Oot, kuule, mis see on? Vaata. See on mingi vana sild vist. Kuule, on just silla moodi. Joo. Vägev, me leidsime silla ühesõnaga. Väga potentsiaalne koht tegelikult, kus sillad visati samamoodi kraami. Nii et ma arvan, võib proovida. Tuleb jalutada. Ja.
me hakkame siin siis läbi kammima seda mõisaparki ja no midagi peaksime leidma igal juhul. Sa pane endal see värk kokku ja kommenteerima siin, tõmban endal sääred teiviga kokku, pidi aitama puukide vastu. Kas aitab päriselt? No ma ei tea. Esteetiliselt mitu punkti annad 10? Kuule, see on tegelikult 9. Päriselt jah? And 9 points go to Estonia 9. Mõisahärra, ütle meile, kus kõige tõenäolisemalt varanduse kätte saame, et meil ei ole siin aega terve päev passida. kui ma teaks, oleks juba selle üles leidnud, aga mitte midagi. Töönd. Seksi and I know it. On ju? Pepsi and I know it. Ja esimene paljulubav signaal ei lase ennast kaua oodata. Näed, vaata münti. Münt ongi või? Jah. Ei ole võimalik. On olemas. Ma ütlesin sulle, et professionaalid siin leiavad kindlasti. Uskumatu. No vaata ju. 1881. Üks jah. See on 5 kopikat ju. 5 kopikat, jah. Ja kohal, nagu 5 kopikat, on teinegi äge leid. Läbidega lõid natukene, ma näen jah. Et need kiimud on olemas. Vene kopkad, ikka sama aeg. 1842 on see vanem natukene. Oho. Kristjani meeskond aga on omadega igas mõttes rabas ja pole veel isegi otsimist alustanud. Teinekord on tõesti nii, et teekond on oluliselt põnevam kui kohale jõudmine. See teekond on meile pakkunud küll kõik, mida pakkuda saab. Aga nüüd ühest asjast ma ei saa aru. Miks me siin soos kõnnime, miks me sinna metsa alla ei lähe, kus pind tahedam on? Kuule, hea tähelepanek. Natuke matkavist ja leidsimegi selle tamme üles, mis meile drooni pealt paistis. Kuule, aga jutuvõrjad varandused maa seest välja ei tule, nii et hakkame tegutsema. No nii, Särgjärve kullakangid, siit me tuleme. Esimene heide ja vaatame, mis kostuma hakkab. Noh, esimene peotäis muda leitud. Tunnise loopimise järel jääb magneti külge vaid paar roostes naela ja asi tundub ikka täiesti lootusetu. Mul on selline tunne, et me oleme tegelikult tulnud siin Särgjärve valesse otsa seda õngitsema seda varandust välja, sellepärast et see vana tee läks tegelikult sealt poolt ja küllap siis ka sõjamehed mööda seda teed nagu läksid. Nii et viimane tõmme sellest kohast, siis me peame ikkagi tagasi minema sinna, kus me alguses olime ja kus oli see hästi soine. Küllap olete kuulnud kõrbe miraasidest. Tuleb aga välja, et ka rabades on omad miraasid ning sügaval mülgaste vahel hakkab mõistus samamoodi trikke tegema nagu liivakõrbes. See on täpselt nagu see, et igal pool hakkab nüüd midagi läikivat nägema. Kaaseleht ka juba läigib vastu. No nii ehe kullatükk oli seal, kui teil olla sain. Võib-olla oligi kuld, sest ta kulda ei võta. Võib-olla surrusid sügavale. Noh, me oleme nüüd siin mõned tunnid veetnud ja need 3 naela, mis mul siia paremasse tasku läksid, oli siis see kogu saak, mis me sellest Särgjärvest saime. Et kui keegi tahab jätkata meie ekspeditsiooni, tulge. Miraaside juurest liigume nüüd aga magnetanomaaliate juurde. Mõisapargis nimelt on detektor täiesti segi läinud. Sina tead mõni. Näitab mingit suurt objekti või? Ei. Ikka pisik ja kogu aeg. Kõik asju. Niimoodi. Ops oli. See on morse. See on morse, jah? Ma sain aru. Oota, tooge õlut juurde. Tooge õlut juurde. Kuhu tuleb tuua? Sinne Särgjärve. No vaat, pange see salatoimikute muusika siia taustaks. Me kõnnime nüüd kaugusesse kusagile mujale. Ka pargis jooksevad otsingud rappa. Õnneks aga on heal mõisahärral välja pakkuda plaan B. See tee, mis siin kõrval on, see on hästi vana ja iidne tee. See on see tee, mida pidi Katariina siis Riiga sõitis. Järelikult midagi ta peitis siin on ju. Kukkus maha. Kindlasti. Kui Katariina ikka läks. Tükid olid järel. Läbi. Ja tehe. See ongi ju Ilus nööp, mõisaaegne. See ei ole nööp, see on osa hoobuste kaunistusest. Vaata, tule ei olnud autosid ju, aga igaüks sooviks, et tema transpordivahend oleks väga ilus ja unikaalne. BMW oleks ägedam. Ja, see on nööp. See
see on vist postmeistri nööp. See on umbes 1830 midagi sellist. Päriselt või? Jah. Otse loomulikult tuleb otsingute käigus välja ka muud sodi ja nodi. Nägid? See on kohju. Sellist enam ei toodeta isegi. Kes on Crazy Raadiot näinud, see mäletab. Kahjuks läks nii jälle. No ei midagi teha. Mis sa teed? See oli liiga hea. Sa ei leia prügis, siis sa ei leia midagi head. Pärast pausi saame tuttavaks mehega, kes on oma kodu ümbrusest leidnud aardeid nii maailmasõjapäevilt kui ka kaugete sajandite tagant. Rannapungerjal satume leidude otsa, mis panevad tõsiselt küsima, millega siin rannas küll tegeletakse. Tere tulemast tagasi! Aardekütid on hoos ning Kadrina mõisa maadelt tuli välja mitu paarisaja aasta vanust leidu. Mõisaomanikult saime aga vihje, et siinsamas lähedal elab mees, kes on pühendunud aardeotsija ning kelle kodus leidub esemeid, mis teevad kadedaks ka kõige uhkema muuseumi. Mina on Andrus Arveli. Kes tema on? On üks vibur, see mees näitab mulle eeskuju seal parajalt. Andres tegi esimene aasta viis sinna tee äärte karupuu otsa tegi samasuguse ja siis oli suur poleemika, et kõik Delfid olid täis ja inimesed käisid karu vaatamas, et karu ronib puu otsa. Üks mees ütles, et Venemaa jäi voormis siiamaani see ringleb see pilt. Ja usutakse, et on päris või? Ja 30 miljonit vaatajat juba. Läks viraalseks, läks TikTokis kuulus. Oleme jõudnud episoodini kuulus TikTokis. Oi, nüüd leiti see kapp üles, ma mõtlen pimedas ei ole näha. Ikka leiti üles. Robinil on teha näha. Ossa. See võtab pildi kirjuks, aga mis siin kõik on siis? Siin on muinasaegseid, siin on rootsiaegseid, saariaegseid, nõukaaegseid. Kuule, aga kuidas sa nagu selliste asjade peale oled sattunud või kus see huvi sul nagu alguse sai üldse? Siis kui künnad varid ja vaatad jälle kuskil, kui ümmargune kivi tuleb või nüüd punast keraamikatükke või kivitükke, siis vaatad, et seal võib midagi olla. Soome Valgeroosi orden. Mart Laar on selle kaudu otsustatud. Mart Laar on sellise ordeni kaudu? Jaa. Oho. Kust siuke asi tuli siis ka maa seest välja või? Jah. Aga võt, kui oleks selle keskmise osa leidnud, seal oli Isamaa hüväksi ja valged roosid. Kui meile tundus, et seal sees on palju asju, siis me tulime korraks välja, et siia laua peale on midagi kasvatatud. Vaadake, missugune see sein seal taga välja näeb. Me oleme alles nii-öelda pinnavirvendust näinud. Vana saun on metalli raskuse all lausa kreeni vajunud ja ägedaid leide ripub seinal kümnete kaupa. Kas sellist pommi lasti siis nagu suurtükist välja või see on pigem lennukipomm? Kahurist ikka. Meil on see vaskvöö peal, need on kahurist las. Selle järgi tunneb ära. Jah. See on raske käega sepp olnud jah, et on tuli raua nagu nii kokku tagunud jah. No aga tööriist ilmselt oli ikkagi see, et isa pärandas pojale ja siis poeg tagus ja võib-olla seda on isegi põlvkondade. Mitu põlve viha on seal sees. Mitme põlve viha on seal sees. Andrusel on leide ja põnevaid lugusid vähemalt 5 saate hooaja jagu. Aga aeg surub armutult tagant ning edasi liigume juba järgmistele otsingupaikadele. Meie teekond Peipsiääres jätkub ja me oleme jõudnud sellisesse põnevasse kohta nagu Rannapungerja. Siin on rannad ja kusagil peaks olema ka Pungerjad. Ikka. Ühte näen. Läks juba. Pani. Vutt. Tegelikult oleme siin sellepärast, et me saame teha jälle ühe järjekordse ranna väljakutse. Siin on korralik liivarand, suppelrand olemas ja siin on ka jõgi olemas. Ja nüüd on meil võimalus lüüa nii-öelda meeskond keskelt pooleks. Magnet versus detektor. Ja kes võidab? No mille peale me mängime? Kui kaotad, siis lähed Baltiamaa tunnelisse kitarri mängima. Sobib või? Jaa, okei. Studiopärane. Teeme ära. Ahaa. Püssipadrun, jahipüssipadrun. 12 kaliiber, jah. Paardi ei oma ilmselt olnud siukse peenikese haavliga. Steel shot, aga aus värk, terasaavlitega on lastud. Jaa. Mitte pliiga. Plii on keelatud. Jah, Emajõega, opa! No nii, mis sa said? Kuule, siin võis toimuda mingi kriminaalne asi. Sellise noa said? Vaadake seda. Päris ilus. Aga sellel noal võib isegi mingi väärtus olla. Kuule, ma arvan küll. Selles mõttes, et olgu ta mõne kallitootja või mitte, aga ma ei tea, 30 € ikka või? Ma julgen panustada, et me praegu juhime. Ma arvan ka. Samal ajal annab randa otsima läinud meeskonna detektor väga veidrat, lausa kurja kuulutavat signaali.
kas oleme leidnud oma elu esimese miini? Ma loodan, et mitte. Siis me ei hakka lendama ka. Jaa! Hea. Lihtsalt võtta jah, pane jah. Vaata. Kui ilus, jah? Ilus on küll, aga seda proovi, mida tahaks, ei ole. No, mingisugune kassikullast või kassihõbedast, kuidas öeldast. Aga pane kõrvale. Seesama kassikullas sõrmus jääb pikaks ajaks meie ainsaks heaks leiuks. Ja järgmised tund aega leiame ainult jama järel. Selle ma panen lihtsalt rannakoristuse eesmärgi, panen endale taskusse. Nobel sport. Inimene on ikka huvitav loom. Kui põhitegevus muutub igavaks, siis hakkab ta endale kõrvaltegevusi leiutama. Robin valab kogu oma loovuse liivalossi vormimisse. Natuke läheb, oota. Noh, valmis või? Valmis. Ühel hetkel meil siiski näkkab ja liivasest vaatavad vastu suured jõllis silmad. Öökull. Aga see kuld küll ei ole. See on mingisugune odavam asi natukene. Siiski kena. Ikka ilus, jah. Lapsele. No teil on juba nii palju varemdust käes, et tasus ära tulla või? No meil on veerand on juba läbi otsitud. Kuule, meil on ka üht-teist huvitavat. Nii, kuule, mul on midagi küljes. Aha, mingi aru, mis asi see on? See on nagu mingi kell või? Kuradi. Kuule, sa tuli siit samast saunast või? Koerarihv või? Mis kuradi, mis asi see on, Robin, sa tead või? See vallatu muna jääb ka meie viimaseks leiuks ning mõlemal meeskonnal on nüüd aeg pidulikult tänast saaki esitleda. No nii. Tegu ei ole kullaga, aga on tegu niisuguse vene uusrikka stiili asjaga. Vinge näeb välja, on ju? Väga vinge. Öökull, on tark loom. Absoluutselt. Ja siis me saime niisuguse sõrmuse ka. Odav sõrmus ikka kioskist ja üllatusmuna sees saata, aga siiski. Aga siiski sõrmus. Et selline on meie saak. Lubage mul lahkuda samamoodi. Tadantada. Nii, kui sul oli mingi väike sõrmus, siis meil on siuke asi. Ahah, väga huvitav. See on ilmselt, arvasime, et see võib olla näiteks kalamehel õnge küljes olnud, et kui hakkab näkkama. Teate, kui ma arvan, et selle teise munaga koos komplektis see võib olla midagi pikantset nagu. Aga ikkagi tänase päeva leid, Edgar, tõmba ise välja. See on äge, jah. Okei. Kuulge, aga kes siis gitarri mängima läheb ja laulma hakkab? Ma arvan, et selles mõttes, et see on nagu tegelikult ikka natuke ägedam. Jah, okei. Lähen sinna gitarrivõimuga ja laulan natuke karooket. On teil soovilaule ka või? No, ikka võiks seda. Mis selle laulu nimi oli see? I have a siren in my head. Kuidas see käis sul? Teks ikka pigem mingi Toto Kultuuri. Lubame, et laulud laulmata ei jää, aga enne veel põikame Eesti vanimasse antiigiärisse, et oma tänased leiud ära hinnata. Meid ootab seal mees, kes teab vanavarast küll kõike. Tere tulemast, Viru tänava antiiki. Meil on eriti hea noort. Kohe mitu? Vau. Ongi vau või? See on 10-kopikaline, mis hakati välja andma Nikolai esimese ajal. Selle mündi eest sai tol ajal osta klaasi viina. Kõrtsus. Kui suure klaasi? Selle ajal, kas oli toopviina või oli pigem pits? Siin ma ei oska seda niimoodi öelda, aga tõenäoliselt ta läheb ikkagi suurema klaasi juurde. Me ei võta siin 4 senti tänapäevases mõistes. Me võtame 200 grammi kuskil siuksest, et sa tunned seda mõnuselt. Mis ta väärtus täna võiks olla? Kui selline münt oleks teil niisuguses prillikivi säilivuses, et võib-olla mõnikord kasutatud natukene, siis võiks ta maksta ka 400–500 eurot. Aga selle mündi situatsioon on selline, heal juhul 4–5 eurot. Väga rändab kukkus niimoodi 400 pealt 4 euro peale. Nii ongi. Mis teha? Aga need kopikad, siit ju tuleb rohkem välja või? Siit tuleb välja rohkem. See on nüüd see pärast rahareformi. Siin on väga toredalt peale kirjutatud 1 kopikas hõbedas. Ilus münt oleks, kuidas ma ütlen, jälle sadu, aga see on ainult paar. Sest maa on tal ära kulutanud.
nii, aga meil on siin veel esemeid ja ausalt öeldes me isegi ei tea, mis asjad need täpselt olla võiks. No see on nii selgelt tuntav asi, see on hobuse valjaste või nende ehisnaast, ta ei ole kinnituseks, vaid ta on ehisuseks. Eesti keeles muuseas on tal väga huvitav nimetus, sirk. Sirk? Jah, S-I-R-K. Muuseas nad olid alati läikima öörutud, läks taluperemees, läks kirikusse pühapäeval, alati ta käis üle, et need säraksid päikese käes ja neid valmistati 19. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi keskpaigani. Neid asju müüakse internetis siin 5–10 euroga. Sellel on mingi väärtus või? Jah. Siis mingi 14-15 eurot on meil siin laua peal raha, jah? Ikkagi jätke see meelde, et teil oli koos lõbus ja emotsioonid olid laes. Vaata, aga siia lõppu ja krooni veel. Ehtsast kullast ööpull. Vaene laps, kes selle ära kaotanud on. Ma arvan niimoodi, et kui keegi seda näeb ja leiab, et see on tema enda oma, las ta võtab selle tee käest tagasi. Ehtsast kullast on asi kaugel. Ehtsast kallast on kaugel ja kassikullast ka. Kes tundis seda, kirjutagu meile. Tead, seemaani võid sa kanda seda, kuni see laps tuleb. No, natuke pedal. Natuke pedal. Aitüma. See episood võiks ilusti lõppeda, aga paraku on üks võlg, mille pean siis Kristjan ees lunastama. Nagu mäletate, meil oli väike väljakutse, mille Robin kaotas ja nüüd sa saad siis oma auhinna kätte. Selle läbiviimiseks on mul ka väiksed meened, sellised sõrmedeta kindad, nagu tänavamuusikul olema peavad, isegi auk on sees natuke. Nii et Balti jaama tunnel. Toto Cotugno. Üritan siis laulda itaalia keeles. Võib-olla päris korrektne ei ole, aga ikka siis. No, ole tubli, edu sulle!